Täna on hea aeg alustada täiesti uue teemaga ja uus teema ja uus vihik. Ehk siis, kui meie eelmine vihiku nimi oli orientatsioon, siis meie uue vihiku teema on uus elu. Ja ma näitan teile ka, näeb välja selline vihik. Ja nagu vihiku pealkirjaski on kirjas uus elu, siis täpselt on see, millest me ka hakkame rääkima selles. Uus elu vihik puudutab enamjaolt peaaegu samu asju, mis oli meil orientatsiooni vihikus, aga me läheme sellele asjale veel süvitsemalt sisse ja hakkame uurima ikkagi täpsemalt, mis see sõltuvus endast üldse kujutab, mis see sõltuvus on, kui sügav ta on ja nii edasi ja nii edasi. Ja tänases esimeses tunnis ma võib-olla rohkem räägingi sellest, nagu mis see sissejuhatus siis, et mis on täpselt see vihik. Ja siin on ka erinevad 6 punkti, mida me toome täna teieni. Ja sissejuhatuseks tahan tuua lihtsalt selle, et sõltuvus kui selline üldse, kui rääkida üldse sõltuvusest, siis tegelikkuses tihtipeale inimesed mõtlevad ja panevad kuskile oma riiuli peale paika sellisena, et joomine võib-olla on selline pisut nõrgem, aga kui ma kasutan kokaiini näiteks, see on juba selline tugevam ja kui ma üldse süstin ennast, siis on see veel tugevam sõltuvus ja nii edasi ja nii edasi. Aga tegelikult, mis ma tahan öelda selles sissejuhatuses seda, et sellel ei ole vahet. Kas oled kokaiini tarbija, oled sa süstiv narkomaan, oled sa alkohoolik või oled sa üldse, ütleme, tablettide, rahustite, erinevad rahustid, nende sööja, siis tegelikult ei ole sellel üldse vahet. Sõltuvus on sõltuvus. Ja palju tehakse selliseid vigu, et vahetatakse välja enda elus miski mõnuaine, näiteks alkohol vahetatakse välja siis mingi pulbri vastu, on see amfetamiin või kokaiin või ükskõik mis asi, või tehakse seda hoopis vastupidi, et võib-olla oma lähedasele öelda midagi, et näed, ma sain nüüd joomisest lahti, vaata, mul ei olegi enam lõhnasid küljes, aga tegelikkuses on hoopis teise mõnuaine tarbimise all. Nii et see, millist mõnuainet sa kasutad või tarbid, on see alkohol, on see mis iganes pulbri näol olev asi, mis iganes, mida sa endale sisse süstid või tarbid, sellel ei ole üldse vahet. Nii et see keemiline sõltuvus ise üldse, tema on, kui ma tooks ühe näite, siis on, kui te teate inimeses sellist haigust nagu on vähk, siis ta on väga sarnane sellele asjale. Tema on selline asi, mis kogu aeg kasvab. Ta mitte kuidagi ei taha minna sinu sees väiksemaks, aga see isu kasvab, need tunded, mille üle sa nagu jänuned, see kasvab. Ja kõik võimalikud sellised asjad, nad kasvavad. Nad ei taha kuidagi sinu sees väiksemaks jääda. Ja kui me tulen siia esimese punkti juurde, see on selline pikem punkt, ma ei hakka seda tahvlile kirjutama, selle nimi on keemiline sõltuvus on seisund, mis on iseloomulik kogu rahvastikule üleüldiselt. See tähendab seda asja, sõna lõpus on üleüldiselt, et rahvastikule. Ehk see on läbi aastate, oleneb ükskõik mis aastaaeg või aastanumber või vahet ei ole, mis kellaaeg, on see tegelikult üks ja see sama kogu aeg olnud. Isegi kui võtta, kui kirjutati piibel, sellest on nii mõningad tuhanded aastad möödas ja seal on üks imeja kirjakoht, mis täpselt räägib sõltuvusest. Ma Lootuse küla programmi tulles ma ei teadnud väga palju piiblist ja mulle uued sõbrad seal andsid mulle selle kirjakoha ette ja ütlesid, et loe. Ja ma lugesin selle läbi ja ma sain aru, et kuule, et see räägib nagu täpselt minu pihta. Nii naelapea pihta, kui veel olla sai. Ja ma kirjutan selle kirjakoha ka siia tahvlile, see on päris kirjakoht, päris hea. Te saate seda kindlasti oma kodudes vaadata, mõtiskleda selle üle ja kui te olete seda mõtisklenud üksjagu aega, siis te saate aru, missugune on ka sõltlase mõtlemine. Ja see on õpetussõnades
ja õpetussõnad 23, kirjutan siia suuremalt ka. Õpetussõnad 23 ja salmideks on 29–35. See on üks parimaid kirjakohti, mida kui mina alustasin oma kristliku teega ja millest ma üldse nagu aru sain. Ja see oli nii täpselt, mis räägib sõltuvusest, kui veel olla annab. Ometi need toimusid mitu tuhat aastat tagasi. Aga see tähendab seda, et nagu ma ennist ka ütlesin, olenemata aastast, olenemata ükskõik mis aastaajast, kellaajast, on sõltuvus üks ja seesama olnud. See ei ole kuidagi väiksemaks jäänud, see ei ole kuidagi mingisuguseks moondunud millegis teistsuguseks monstriks, aga see on täpselt aastaid ja aastatuhandeid üks ja seesama. Teiseks, mida me puudutan, on keemilise sõltuvuse haigus vajab esmast tähelepanu. See on minu arust üks väga vahva punkt, sest me kõik enamus inimesed, kes me oleme kindlasti kuskil haiglates olnud kunagi, erineval moel kas operatsioonil käinud või midagi tehtud meiega haiglas kunagi, on see lapsepõlves olnud või ükskõik millal, siis haiglates on ka, seal peetakse alati keegi esmajärguliseks, kelle häda on suurem, kelle vaevused on suuremad, need on alati esmatähtsad. See on täpselt nagu EMO-sse lähed, EMO-sse viiakse, vaadatakse, kui kriitiline on sinu olukord ja täpselt selle järgi hinnatakse seda asja. Siis see sama keemiline sõltuvus, selle peale ei saa kunagi vaadata, et see on selline üks teisejärguline asi, vaid see on esmatähtis. See on täpselt samamoodi, kui sinul on luumurd või on sul, ma ei tea, mis iganes, mis vajab opereerimist, mis on esmatähtis, siis täpselt sama esmatähtis on sinu jaoks see sama keemiline sõltuvus. Kui sa oled keemilise sõltuvuse hädas, sa oled oma probleemi juures, siis sa pead saama sellele üks ravi ja päris kiiresti. Eriti tihtipeale meile soovitatakse alguses, et räägivad paljud, et sul on probleem, me ei taha kuidagi seda nagu kuulda või kuidagi nagu väga omaks võtta, siis tegelikult just vastupidi, me peaks selle omaks võtma, sest see on esmajärguline probleem meis, me ei saa ilma hakkama. Lihtsalt. Üks väga hea punkt on 3. punkt ka ja selle nime on keemiline sõltuvus kulgeb ette teada ja arenevat rada. See on midagi sarnast, nagu oli see esimene punkt, kus aastatuhandeid on see asi olnud ühe ja samasugune inimestel ja täpselt samamoodi on tegelikult ka selles 3. punktis. See kulgeb kogu aeg ühte ja sama radaviisi. Mitte kunagi ta ei lähe hakka kuskile kõrvale kalduma sellest teemast või millegist, aga see on just üks ja seesama. See on see sama sõltuvus, mis oli ta 2000 aastat tagasi, mis on ta praegu ja mis on ta ka tulevikus. Sest see on see, millega tuleb võidelda. 4. punkt on siin väga hea punkt, et keemiline sõltuvus on krooniline. Keemiline sõltuvus on tõepoolest krooniline. Siinkohal tahan ma alati hea näite tuua sellest, sõltlasel on justkui üks krokodillinahk, mida ta kasvatab läbi aastate. Kui sa oled 1 aasta olnud kaine, oled teinud programmi, tead, võtnud ennast kokku, sa oled muutnud enda elu, tead, siis samamoodi, kui sa oled võib-olla näinud krokodilli kuskilt filmist või oled lausa teda kogemata saanud katsuda kuskil, siis tal on hästi tugev nahk on krokodillil. Ja mina nimetangi seda nagu krokodillinahaks. Iga aasta edasi, mis on sinu elus olnud kaine eluviis, mil sa oled saanud teha hoopis teisi asju, mitte neid, mis sa varem tegid, ja sa oled säilitanud seda kainust ja kõike muud, siis see nahk nagu justkui muutub sinu küljes paksemaks. Siis see nagu kaitseb sind selles suhtes, et ma ei mõtle nüüd nagu reaalselt, et nahk tõesti lähebki ainult sinu küljes paksemaks, aga see on visuaalselt sinu mõttemaailmas. Sa saad iga järk-järgult tugevamaks kogu aeg selles. Ükskõik, mis õnnetusjuhtum võib sul tulla,
ükskõik mis sinu asi, mingi läbikukkumine sinu elus. Varem oli meil selle jaoks väga hea relv, me läksime kas poodi, võtsime sealt midagi joodavat, jõime ennast täis ja asi oli lahendatud või võtsime narkot või midagi muud, siis nüüd me oleme õppinud seda asjadega teistmoodi ringi käima. Ja just nende heade selliste instrumentidega, mida oleme saanud Lootuse külast. Ja ta on selline just, kui ta sõltuvus on sinu all, mis jääb tegelikult eluks ajaks. Ta ei ole nii, et ühel hetkel on kadunud, ta lihtsalt on. Aga ta on sinu elus terve senikaua, kuni sina elad. Aga seal on üks hea asi, sa õpid kasutama neid instrumente, sa õpid hindama neid olukordi teistmoodi, mis on varem sinu elust tulnud, mis on viinud sind tegelikult tarvitamiseni ja sa saad hakkama selle asjaga. Aga mina nimetan seda ka selliseks õhukeseks jääks, et sa pead ikkagi kontrollima ka iseennast. Et tihtipeale me võime lasta endal käed tasku panna ja lihtsalt mõelda, et nii lihtne see ongi, siis tegelikult see ei ole nii lihtne. Et me peame seda kontrollima iseennast, et see jää meie ees, kus me kõnnime, ei teeks prõks. Aga need lahendused ja nendele probleemidele need lahendused me saame kõik absoluutselt sellest programmist. 5. Selle teemas on keemiline sõltuvus on surmav haigus. Väga hea punkt. Just nimelt täpselt nii see on ka, kui jubedalt ka see kõlab. Et ta ei kõla just väga, väga lõbusalt, et see on surmav haigus. Kui sa sellest mingisuguste imevigurite läbi välja ei tule, kui sa juhuslikult läbi rehabilitatsiooniprogrammidest läbi ei lähe ja sa jätkad oma vana viisi tegutsemist, siis see täpselt niisama ongi surmav haigus. Ameerikas on ühe näitena, võin tuua siia, Ameerikas on keskmise alkohooliku mehe eluiga 51 aastat. Ei ole teab mis palju, aga nii see kahjuks on. Ja kui see eluviis ikkagi jätkub läbi nende aastate ja aastate ja aastate ja aastate, ma ikkagi joon edasi, siis ühel hetkel hakkavad sinu sees ju organid otsad andma. Ja üksteise järel hakkavad need sinu sees lihtsalt lõppema. Ja nii kaugele, kuni ta on jõudnud ühe väga elutähtsa organini ja kõik see elutee lihtsalt lõpeb. Siis me peame tooma sellise elumuutuse sisse, mis võimaldab alustada teistmoodi seda asja. Ja tavaliselt ka sellise asja puhul kindlasti toon sisse ka igasugused avariid, igasugused õnnetusjuhtumid, mis on toimunud purjuspeaga, näiteks kuskile magama jäämine koos sigaretiga, toimub tulekahju ja kogu lugu või liiklusavariid, mis iganes. Siis suurem risk on surma saada just nimelt sõltlasel. Ja 5, õigemini 6 sellest keemiline sõltuvus on ravitav. See on üks selline alati, mis toob palju sellise lõbusa näo uuesti tagasi ja et see on ikkagi ravitav. Kui me enne rääkisime siin, et ta on surmav haigus ja nii edasi selline väga karm asi, siis see reaalselt ta nii on ka, aga see hea uudis on see, et see kõik on ravitav. Ja kõik on tehtav selleks, et sa ei pea enam olema selle asja sees. Aga selleks, et sa ennast tunneksid hästi enda uues elus, siis pead sa muutma tervet enda elu. Sellest ainuüksi ei piisa, et ma lihtsalt jätan maha joomise või lihtsalt jätan maha narkootikumide tarvitamise või tablettide tarvitamise. Sellest ainuüksi ei piisa. Sa pead muutma selleks tervet enda eluviisi. Sa pead käima panema need hammasrattad teistpidi, mis sinu sees käivad. Ja vaatama teise nurga alt seda, kui sa varem seda vaatasid.